Tere, Harri! Tere, Katre! Tere, kallid kunstisõbrad! Te olete kindlasti märganud, et meie seekordse Kevadoksjoni valikus on väga mitmeid väliseesti kunstnikke. Ja Harri, sina valisid meile välja siin kaks väga põnevat Rootsis elanud kunstnikku. Nii see on. Ja nendeks on siis 1960. aastatel Rootsis väga kuulsaks saanud Mart Org, kes elab siiani Stockholmis kõrges vanuses, ning Pallase lõpetanud Juhan Nõmmik. Juhan Nõmmiku töö on aastast 1953 ning on parimal kujul klassikalise Pallase näide, ehkki see on maalitud siis peale teist maailmasõda. See rikkalik, peaaegu barokne kompositsioon näitab teda erakordselt võimeka ja hea koloristina ning peaks ühtlasi tekitama ka, kui näiteks see töö oleks söögitoas, isu kõige selle hea järgi, mis pildil on kujutatud, nagu ütlesid valanud hollandlased. Aga Mart Oru töö 1966. aastast pealkirjaga Vaade aknast või Toskaana aken kujutab siis vaadet tema villast, mille ta 60. aastatel Itaalias omandas, ning see on uus impressionismi või uus realismi oivaline eksemplar. Millega Mart Org tuntuks Rootsis sai, oli see, et kui Rootsi kunst 60-ndatel oli peamiselt abstraktne või geomeetriline, siis Mart Org protestiks nii-öelda maalis ainult siis looduslähedases laadis töid suures formaadis ja sai sellega väga tuntud, tunnustatud ning kuulsaks. Tema töid on paljudes Rootsi muuseumites ja väga heades erakogudes. Just, ja mis mind väga võlub selle töö juures on see, et kas te panite tähele, kuidas ta on käsitlenud seda akna raami siin ja seda kõike seda ruudustikku, see, mis toimub seal väljas. Ehk siis esimese pilguga mina mõtlesin, et see on natukene kõver siin selline akna osa, aga tegelikult on see ju puutüvi, mis siin selliseks lopsakaks, võimsaks võraks edasi areneb. Et selliseid põnevaid mänge on alati huvitav otsida. Ja kui me räägime siin kas või sellest samast Nõmmiku teosest, siis mul taas kord seda ruudulist laudlina vaadates meenus kohe teine hilisem autor, ehk siis Rein Tammik, kelle ruudulise laudlinaga teos on samamoodi meil siin oksjonil. Nii et väga põnevaid seoseid saab luua. Täpselt nii see ongi, aga ärge nüüd arvake, et seinal rippuv kunstnik, väliseesti kunstnik on, tema on Jüri Arrak. Kuigi ka see töö tuli meile Rootsist. Täpselt. Head vaatamist ja tulge näitusele!